Ma usun, et me oskame seda laulu enamus inglise keeles ka. Laulame seda koos. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. We want to reach out and touch Him. And say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. Open our eyes. We want to see Jesus. We want to see Jesus. To reach out and touch Him. Reach out and touch. And say that we love Him. And say that we love Him. Open our ears. Open our ears. And help us to listen. And help us to listen. Open our eyes. Open our eyes. We want to see Jesus. We want to see Jesus. Open our eyes. Open our eyes. We want to see Jesus. To reach out and touch. To reach out and touch Him. And say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Ma ei tea, mis olid need mõtted, kui sa tulid siia Jumala teenistusel, mis oli sinu igatsus. Mõnda asja ma tean muidugi, näha tuttavaid, saada osa sellest celebratsioonist, Toronto Eesti Baptisti koguduse pärandi tähistamisest. Aga ma loodan ja ma usun, et meil on ka see igatsus. Me igatseme näha Jeesust. Mina ei saa seda kuidagi teha. Sina ei saa seda kuidagi teha. Me võime maalida teda kuskile, me võime skulptuuri teha, aga see pole see, me teame. Aga samas ma usun, et me oleme kogenud seda. Et me oleme ühel või teisel moel näinud Jeesust, kuulnud Jeesust, kogenud Jeesust. Ja see, mida me teha saame, on just nimelt paluda, ava mu silmad, ava mu süda, ava mu kõrvad. Ma tahan sind näha, ma tahan sind kuulda. Ja ma nii loodan ja ma nii usun, et täna, kui me siit ära läheme, me võime öelda, et ma olen näinud Jeesust. Ma olen kuulnud Jumala häält. Ma olen kogenud tema tervendavat puudutust, tema julgustavat puudutust, tema ülesehitavat puudutust. Sest kui me vaatame Jumala sõnast, kus Jeesus on liikunud, siis seal midagi juhtub. Ja ma usun, et Jumala koguduses Jeesus liigub, Jeesus räägib, Jeesus teeb oma tööd. Siiralt hea meel on, et sa oled tulnud, et koos olla ja väljendada, mitte lihtsalt olla tänulik, aga ka väljendada oma tänulikkust Jumalale selle töö eest, mis Jumal on siin teinud ja mida ta siin jätkuvalt saab edasi tegema. Hea meel on tervitada Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu presidenti Gunnar Kotiisenit, oma abikaasa ja poega, ma ei näegi, kus poeg on. Poeg kuulutab evangeeliumi linna peal. Hea meel on tervitada ELK Toronto, mis on see, Toronto appi
Karl, ütle, mis ta koguduse nimi on? Karl Peetri kirikust. Meie emeritpastor Jüri Puusaag ja siin kõige tähtsam mees pärast Jeesust, Kyle Hackman ja nad kõik on tervitavad, annavad edasi oma tervitusega ka sünnipäeva kogudusele. Ja loomulikult on laulu, ansambel, koor, Alex laulab ühe soololaulu, me saame koos laulda, ühislaule ja teenistus lõpeb ka Kristuse surma mälestamisega. Ma lihtsalt ühe tehnilise küsimuse küsin, ma küsin küll eesti keeles, sest ma vist suurt abi, aga naaber saab aidata võib-olla. Kas kõik, kes vajavad tõlget, kas teil on olemas? Do you have translation opportunities, equipment, everybody who needs? One pöial. Yeah. Okay. Neid on veel, need vanu süsteeme on old translation equipments, we have more if anybody wants, just shout. Okay, everything is okay. Selge, nüüd me laulame koos. Enne kui me laulame seda, mul on hea meel, kuidagi see läheb väga sujuvalt üle. Eed lõpetas eilse piduliku koosolemise Läti majas, juhtides meid Jumala ustavuse juurde ja me täna me alustame sellega, sellepärast, et ega ei ole siin ei minu ustavusest ega ma ei tea, Jüri ustavusest või Kaljo Raidi ustavusest või kõik me võime olla toredad, ilusad ja andekad, aga lõppkokkuvõttes oleme kõik puudulikud inimesed oma vigade ja veidrustega, aga üks, milles me võime kindlad olla, on see, et Jumal on hea ja Jumal on ustav ja ta on olnud ustav TBK 77 aasta jooksul ka. Aga tõuseme ja laulame, suur on su ustavus.
Kallis kogudus, kallid sõbrad, nii hea on öelda teile tere, kellega me kohtusime eile, aga ka teile, kellega täna kohtume siin esmakordselt. See on suur õnnistus ja mul on väga hea meel, et ma saan täna rääkida eesti keeles. Eriline tänu Mariannele, kellele ma lubasin, et ma proovin rääkida aeglaselt. Kui teile tundub, et see läheb juba liiga kiireks, siis Paul, ja näita mulle seda. Time out. Ma proovin ennast hoida. Aga mul on väga hea meel, et ka täna tuletan meelde, toon südames tervitusi teile Eestist. Ja rõhutan üle, te olete väga armastatud. Kui me mõtleme teie peale, kui me Eestis, meie koguduste liidus palvetame teie ees, siis meie süda on alati täidetud tänuga. Ja Jumala armu läbi meie koguduste liit Eestis on kõige suurem vabakoguduste liit. Nii nagu Jumal tõi teid siin välja, nagu Taavet ütleb, paksust porist ja pimeduse august ja rajas uue elu, nii tegelikult ta tegi ju sarnaselt ka Eestis. Mitmed te teate, aga korra tuletan meelde, et see oli ju Nõukogude võimu suur strateegia, et ta tahtis panna kokku baptisti liikumise ja nelipühi liikumise, veel vabakogudused ja Eesti karismaatilised priikogudused. Ja teate ju, see plaan oli, siis nad lihtsalt tapavad üksteist ära. Aga ei läinud nii, vaid juhtus see, mida Timo eile ütles, eelmine pühapäev, mitte eile. Psalm 133, seal, kus üheskoos vennad elavad, seal tuleb esile hoopis õli. Ja kuulates teie möödunud pühapäeva teenistust, kuidagi see minu arust nii hästi tõi esile, mitte ainult selle, mis on juhtunud siin, või mis on juhtunud Eestis, või te mäletate, kuidas psalm lõpeb, 133. Ta ütleb, et see on nagu kaste, mis langeb Hebronile ja puudutab Sionit. Nende kahe mäe vahe on mitusada kilomeetrit. Loomulikus elus ei saa Hebroni kaste jõuda Sionile, aga seal räägiti hoopis ühest teisest ühendusest, mida ka meie oleme tundnud, et Atlandi ookean ei ole meid eraldanud, vaid see, mis on langenud ühele künkale, on puudutanud teist ja vastupidi. See on olnud suur õnnistus. Ma kutsun teid täna ka korraks ainult ühele mäele, aga enne veel. Mul on väga hea meel, et ma saan anda edasi ka meie koguduste liidu tänud teisele mehele Jeesuse järgi siin selles paigas. Pastor Kyle, ma kutsun sind korraks ainult siia ette. Ja me võime teha aplausi, tõesti. Ja mul on üks väga lihtne kingitus teie kogudusele. Selle on teinud Eestis mees Jüri, mitte Puusaeg, aga mees Jüri, kelle elu varem Jeesusega kohtumise eel oli väga kehva. Ta oli sõltlane, ta oli vägivaldne, aga siis Lootuse külas ta kohtus Jeesusega ja ta elu sai täiesti uueks. Nüüd ta võtab vanu klaasitükke ja teeb nendest selliseid lihtsaid vitraaže. Ta ütleb, et nii nagu Jeesus muutis minu elu ja tegi uueks, nii need klaasid vanadest kohtadest uues pildis tuletavad meelde, et Jumal on see, kes teeb kõik uueks. Ja Kyle, me kohtume esmakordselt, aga ma olen nii palju head kuulnud teie armastusest meie kallite vastu siin Toronto baptisti koguduses. Aga see ei ole ju kõik. Te olete olnud uue elu juures ka Eestis. Te olete armastanud, palvetanud ja toetanud Lasnamäel sündivat väga unikaalset kogudust. See on üks väheseid meie liidu kogudusi, kus iga pühapäev on teenistus kahekeelselt, nagu siin. Loomulikult mitte eesti ja inglise, vaid eesti ja vene keeles. Ja see tähendab nende jaoks väga palju. Nii et me täname ja siin taga on üks ingliskeelne tekst. Better together. Ja lisaks sellele üks väike tervitus su perele. Jaa, siin juba, ei, ma ei anna, ma annan Kailile. Ja tuletagu see meelde neid sõnu piiblist, mis ütleb, maitske ja vaadake, et issand on hea.
Aga nüüd hetkeks ühele mäele, millega ma tahan teile anda edasi väikese tervituse. Ja see mägi asub Peeteli ja Ai vahelisel kõrgendikul. Ta on umbes 900 meetrit merepinnast. Ma ei ole seal ise käinud, aga väidetavalt on seal väga hea vaade tõotatud maale. Aga see hetk, mis on kirja pandud esimese Moosese raamatu 13. peatükki, ei olnud väga lihtne hetk. Lugedes seda tundub, et Abrahamile, toona veel Abrahamile, olid jäänud alles ilusad mälestused ja rasked valikud. Aga loeme seda koos. Esimese Moosese 13:14-18. Ja issand ütles Abrahamile, pärast seda, kui Lot tema juurest oli lahkunud, tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole, sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks. Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks. Kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põigiti, sest ma annan selle sinule. Ja Abraham võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis oli Hebroni juures. Ta ehitas sinna altari issandale. See oli Abrahami elus valikukoht. Kas näha seda, mida kõneles talle tema kogemus? Mida kõneles see, et parim on jäänud selja taha, sest Lot võttis kõik, mis võtta oli? Kas see, mida kõneles tema strateeg, kes ta sees elas, ta oli väga strateegiline, kui ma olin ennem oma pead, mul ei ole lapsi, siis nüüd on kadunud ka Lot, ma olen täiesti üksi. Või ta otsustab uskuda seda, mida tahab Jumal talle näidata. Ma tegelikult ei suuda ette kujutada, mida tundsid teie vanemad ja vanavanemad, kes olid sunnitud Eestist tulema. Su selja taha jäid ilusad mälestused ja ette ainult halvad valikud, nagu Abrahamil siin. Aga nad olid nagu Abraham. Nad tõstsid oma silmad ülesse ja mida nad nägid? Wow! Siia võiks kiriku ehitada. Eestlased, nii nagu Märt Vähi ütleb, et no mina ei tea, kui mind visatakse ka üksikule saarele, ma arvan, et 15 minuti pärast kasvab mu ühte kätte kirves ja teise kätte saag. Ja ma pean hakkama kirikut ehitama. Nii olete ka teie olnud. Kui me mõtleme tagasi sellele hetkele, kui Timo ja Moonika teie tulite siia, Covidi keskel, siis oli see just see hetk, kus alles olid jäänud ainult ilusad mälestused, et tõesti, Timo, kelle kohta me väga ei uskunud, et ta siia tuleb, ta tuli. Aga eele vaadates on ainult kehvad valikud. Aga nii nagu 77 aastat tagasi rajati kogudus, nii ka see mõni aasta tagasi Covidi keskel, korraga teie kogudus, kallis Toronto baptisti koguduse pere, sai mõjukaks kogu, mitte ainult Põhja-Ameerikas, vaid kogu Eestis. Sest need jumalateenistused, need laulud, need palved, need väga ilusad eestikeelsed lood väikese ingliskeelse aktsendiga. Ausalt, kui mina hakkan rääkima ingliskeelt, siis on ainult aktsent. Siis keelt ei ole, aga teie räägite eesti keelt väikese aktsendiga. Need on õnnistanud rohkem, kui te oskate arvata. Sellepärast, kallid õed ja vennad, ma väga mõistan, et see nädalavahetus, selles on kurbust. Ma olen näinud, et selles on pisaraid. Aga ma väga loodan, et need pisarad teevad seda, mida ütleb Taavet oma laulus. Need muudavad tuleviku allikate maaks. Sest ma olen väga veendunud, et Jumal ei ole siin lõpetanud. Ja selle tõestuseks ma tahan anda ühe kingituse. Mäletate eile? Ma ju lubasin, et ma toon kogudusele ühe kingituse. Aga ma ei öelnud, kallis kogudus, et ma tahan selle kingituse koos teiega kohe edasi kinkida. Kallis Toronto kogudus, te olete olnud õnnistuseks siin ja te olete olnud õnnistuseks seal teises mäestikus Eestimaal. Teie armastuse ja teenimise kaudu on palju erilist juhtunud, aga eelmisel aastal
me alustasime üheskoos midagi, mida Eestis ei ole veel kunagi olnud. Ja sellel aastal sai see tegelikuks. Ma ei tea, Marianna, kuidas sa seda tõlgid? Siin sees on esimest korda Eesti ajaloos juunioritele tehtud piibel. Mina mäletan seda, kui Eesti sai vabaks 91, siis enne seda toodi laste piibel Eestisse. Enamus täiskasvanud väljaspool kirikut ei lugenud ju tavalist piiblit. Nad lugesid laste piiblit, sest seal olid pildid. Nüüd esimest korda on eesti keeles piibel, mis on mõeldud juunioritele. See tähendab 10–14 sinna vahele. Ja teate, kui inimesed on selle lahti võtnud, nad ütlevad, vau, kui moodne. Ja teate, see paber, see on nii mõnus. Selles on väga palju teie õnnistust ja teie armastust. Ja sellepärast, kallis Toronto kogudus, kas te lubate, et me kingime selle üheskoos edasi Toronto Eesti koolile? Et sealsed järgmised põlvkonnad vaatavad ja loevad ja ütlevad, vau, need, kes on meid käinud, nad on teinud midagi meie jaoks. Ja seda lugedes nad ütlevad, Jumal, aita, et meie võiksime olla nagu Aabram, kes ei jäänud lihtsalt seal seisma, pannes silmad maha ja mõeldes, et olid ilusad mälestused ja väga rasked valikud, vaid nad tegid seda, mida tegi Aabram. Nad tõstsid oma pilgu ülesse ja otsustasid kuulda, mida Jumal ütleb. Ja mida Jumal ütles seal? Mine. See, mida sa näed põhjas ja lõunas, päikese tõusu ja päikese loojangu pool, ma annan sulle. Vabandust, kallid Kanada sõbrad, ma ei tea, see piibli tekst ütleb, et kogu Kanada kuulub nüüd eestlastele. Sorry, aga see ei räägi loomulikult füüsilisest maast, vaid räägib nendest inimestest. Sellepärast, kallid õed ja vennad, ma julgustan teid tegema seda, mida tegi Aabram. See esimene asi, mida ta tegi, ta läks Mamre tammikusse ja mida ta ehitas seal? Altari. Altar ei ole väike 5-minutiline palve hommiku kohvi kõrvale. See ei ole ka üks ühislaul Jumala teenistusel, vaid altar on ohverdamise paik. Nii nagu ütleb meile Heebrea kiri, viigem siis Jeesuse kaudu alati Jumalale kiitusohvrit. See tähendab tema tunnistajate huulte vilja. Ja seda ma tahan teile julgustuseks öelda. Sellest tänasest hetkest ka, kus võib-olla on natuke see sama kiusatus, nagu oli teie isadel ja vanaisadel. Nagu oli siis, kui Timo ja Moonika tuli. Võib-olla see kiusatus on täna. Jäänud on ainult ilusad mälestused ja rasked valikud. Ma tahan teile öelda, ei, tõstke oma pilk üles, ehitage tänu ja kiituse altar. Loomulikult, leidke endale oma uus kodukogudus, kus te käite vähemalt iga pühapäev. Aga võib-olla tuleb nii nagu Eesti Baptisti koguduse algusaegadel, pühapäeval 3 teenistusel, esmaspäeval palveteenistusel, teisipäeval lauluharjutusel, kolmapäeval mandoliinikoori harjutusel, neljapäeval segakoori harjutusel, reedel oli kindlasti ka midagi. Noorte, just nii, ja laupäeval on kiriku koristuspäev. Ja pühapäeval 3 teenistust. Leidke endale oma kodukogudus, aga kõige selle keskel ehitage altar, kus te tõeliselt kiites ja tänades Jumalat. Loote seda usku, et meie teenimine, meie elu ja Jumala armastamine on palju suurema tähendusega, kui me täna lihtsalt suudame kokku lugeda. Seda on rohkem kui tähti taevas ja rohkem kui liiva mererannas. Aga nüüd, Aleksandra, kas ma võin selle kallima kui kulla usaldada sinu kätte? Tule ikka see ülesse. Eesti koolile Jumala sõna. Jaa. Aga kallis kogudus, tõuseme nüüd. Ja ärme lükka seda altari ehitamist kuskile kaugustesse. Kui suvi on läbi, ja ma olen suvilast tagasi tulnud, siis ma hakkan tänu altarit ehitama. Aga praegult sõidan paadiga, püüan kala, käin metsas, vaid me tahame seda teha praegult koos. Issand, sinu palge ees me tahame ehitada selle altari, mis ütleb, sa oled elav Jumal ka täna. Me täname kõigi ilusate mälestuste eest, aga me täname, et täna me ei pea lihtsalt
silmi maha lööma, vaid või tõsta pilgu ülesse ja õnnistada kõike seda vilja, mida eelnevatest seemnetest oleme me juba näinud, mis on esile tulnud. Aga tahame õnnistada ka kõike seda vilja, mida sa lased veel sündida. Aga me palume üheskoos, et iga õde ja vend, kes on siin, võiks olla julge sinu ees, võtma selle aja, et sa saaksid tulla ja kõnetada ja öelda nii, nagu sa ütlesid oma Iisraeli rahvale, Shema Israel, kuula Iisrael, et nad võiksid kuulda seda, kuidas sa oled ütlemas. Vaata põhja ja lõuna poole, vaata päikese tõusu ja loojangu poole, on palju head, mida ma tahan sinu elu kaudu veel teha. Isa, me täname, et me võime üheskoos ka täna selle usu tõsta kilbile, mis peab kinni kõik vaenlase põlevad nooled ja öelda seda, et vaeva nägemine issandas ei ole olnud asjatu. Ja isa, me täname, et sa kasutad meid igal uuel päeval selleks, et sinu poja imeline nimi võiks olla võimsalt kiidetud ja et inimesed, need tähed, need liivaterad, millest sa vormid pärle, võiksid olla õnnistatud meie elude kaudu ja sinu poja Jeesuse nime läbi. Me täname, et sa teed alati rohkem, kui me oskame uskuda või paluda väge mööda, mis meis on tegev. Aamen. Olge head, võtke istet. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy, and I sing because I am free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Ei pea ma tundma hirmu varjude ees mu teel. Ei pea ma jätma lootust, kui kodu on ootamas ees. Kui Jeesus käid mu kõrval, siis julgelt tunnen ma end. Sa vaatad lilliväljal ja ma tean, sa hoiad mind. See laul on täna
Well, thank you, Alex. That's a tough act to follow. And Timo, I know you're behind the piano, but no playing. I will be doing no singing. If I haven't met you yet, my name is Kyle Hackman, and I am the senior pastor of Christ Church Toronto, which currently meets in this building, which has such a long legacy and so much meaning, more meaning to you in this congregation than it yet does to my congregation. And I've come this afternoon primarily to say thank you to you. When the idea of purchasing this church building was presented to us, you should know, of all those in charge of our church, I was the naysayer. I thought there wasn't a possibility. Our church was still recovering from COVID. We were only 7 years old or so. We were told pretty clearly by the banks that we were eligible for a loan for next to nothing at the interest rates of a credit card. And I thought this building would be a distraction for a lot of the ministry that the Lord had called us to. But thankfully, the elders in my church don't trust me any more than elders do in any other church. When our church first moved here, I had an overwhelming sense that there was some commonality between your parents and your grandparents who came and took possession of this building and the congregation which now fills the pews on Sunday morning. Your parents left a land in which Christianity was under great persecution, as you heard, and they were trying to figure out, can we call this new place home, at least temporarily, until we're with the Lord in heaven. And though my congregation speaks English, and many of them were born here on Canadian soil, they're still struggling to understand whether or not they can call this place home. Christianity continues to be a shrinking minority faith, especially in this neighborhood. And their kids in the schools are being bombarded by messages which would lead one to believe Christianity is bad for society. It's something we've evolved past. I can't help but think my congregation and some of your grandparents and parents maybe had the same worries in their mind. Will our kids be able to thrive, and will they continue in this faith? And I had no idea the role this building was going to play in wrestling through that question. After only being here a couple of weeks, there's now some 100+ little kids that are running around in here, especially during my sermon, like some of you probably did Pastor Yuri's sermons. Parents aren't allowed to discipline the way they once were, though, so they're a little bit more free range now. And there's maybe 200 adults that come in and out of these doors. But I think what would be most encouraging to you is to know that there has not been a Sunday that I know of since our church met in this building where a neighbor or someone exploring Christianity hasn't wandered through those doors. People who wouldn't go out of their way to visit a church, but they see people coming in these doors and they peek in and they ask if they can attend, they ask if they can sit and listen, and some of them even continue coming. Last week we had a baptism. The reason the man was baptized was because his son was invited to a youth group which is held at our church building here on Wednesday nights. It's just like many of your youth groups. And his son was invited. He said, I don't know if I want you to go to those crazy Christian youth groups. I'll check out the church first. And for months he visited the church, and last Sunday he was baptized. Some weeks previous, 2 men came to the church worship service. I know this will be online, so I'll be discreet how I say it, but they had neck tattoos. I don't have a chance of ministering to a lot of people with tattoos on their neck. And they asked, how do we know Jesus? How do we get baptized? And after a couple of months, they too have been baptized. And next week, some will be baptized who lives right down in the Danforth. And after a long history of substance abuse, has found his way in this church and has found a community through which he not only found a measure of community to help him through sobriety, but a community to help him know Jesus Christ. This building has greatly changed our church, and it's made us into the type of the church that even cares more than ever about kids and about reaching local neighbors, and I can't thank you enough. I should also say your generosity towards us as it relates to this building has changed our church in another way. Our eyes look towards the world differently. First off, there's been a handful of people who come in here and assume that I'm Estonian,
If you guys know my language skills, I struggle with English, so Estonian's not coming along very quickly. And for the longest time, I kept saying, oh, no, I'm not Estonian. Let me find one of them. But over time, I've been telling people I'm only a very small part Estonian. But I do feel like I've become a little bit Estonian over the course of this relationship. And we find ourselves in church prayer meetings praying for Estonia and for the gospel advance in a country that, quite honestly, I don't know that many of us ever prayed for prior to our church entering into this relationship. And we are committed to never forgetting that this is the Estonian Baptist Church building that graciously is letting us continue the legacy, and we'll continue to remember Estonia. Our church also now has a special eye towards those who are new to Canada or immigrants to Canada trying to find their ways. Some of you who know about our church know there was another pastor named Pastor Linden. He was taller, possibly better looking, smarter than me. And an Egyptian church reached out to us due to some issues with their denomination and issues related to their future of being an Arabic and English-speaking church, asking if we could give them a pastor to help with their English congregation. And of course, again, at the elders' meeting, I was the lone no vote, the lone person ready to say no way. But all the elders remembered the kindness of an immigrant community to give us a chance to buy a building when we really didn't have a chance. And without question, they said, yes, we'll happily consider sending one of our pastors to serve this Arabic congregation for a season. Unfortunately, they've managed to keep him for a lot longer than a season. It's not just that, but our church is now in the process of planting our first church, which would be in Markham, Richmond Hill area, with someone who is from a Chinese background, trying to reach out to those whose grandparents and parents were Chinese immigrants, and they're trying to find their way in a country where Canada feels like home, and yet church culture has a unique Chinese feel to it. And our church has done what it can to encourage and to sacrifice for this particular work. So I want you to know that, in my experience, your congregation has changed our church significantly in ways that I hope give you a sense of joy. I trust would give your parents and grandparents a sense of joy. I thought I'd read one piece of scripture. It's from the book of Revelation. There's nothing more dangerous than when a visiting pastor opens Revelation. But hang in there. There's a messenger that goes out in Revelation 14, and these angels fly over the world, and they proclaim the gospel to every nation, tribe, language, and people, and issue warnings. And this messenger calls for those who are believers to endure and to push forward and to keep the faith. And then in Revelation 14:13, we read this, "And I heard a voice from heaven saying, 'Write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them.'" Amen. It gives our church no joy to know that this is the last gathering of this Estonian congregation. It's a special part of our church story. But I hope you know your deeds, the deeds of your parents, the deeds of your grandparents, those who've come before and are resting from the Lord in their labors, and the deeds of your work as a church, these deeds will follow you. And we thank you for your generosity to us, and we promise to continue to make sure the gospel is faithfully proclaimed from this pulpit as long as we have possession. God bless. Amen. Thank you. Ma tahan näha su palet, tahan tunda su hiilgust. Ma tahan olla su juures, kogeda sinu au suurust. Luba mind kas või eemalt sinu ilu vaadelda. Tean, et ei pärija, et sinu aus võiks elada. Kuid kui seisan kalju peal,
pestud ja kui seisan kalju peal, Jeesuse surmast õigeks tehtuna, kui ma seisan kalju peal, Jeesuse ristil lunastatuna, siis võin tulla ma sinu lähedal. Siis võin tulla ma sinu lähedal ja näha su au. Ma tahan näha su palet, tahan tunda su hiilgust. Ma tahan olla su juures, kogeda sinu au suurust. Luba mind kas või eemalt sinu ilu vaadelda. Tean, et ei väri iial, et sinu aus võiks elada. Kui seisan kalju peal, Jeesuse veres puhtaks pestud ja kui seisan kalju peal, Jeesuse surmast õigeks tehtuna, kui ma seisan kalju peal, Jeesuse ristil lunastatuna, siis võin tulla ma sinu lähedal. Kui seisan kalju peal, Jeesuse veres puhtaks pestud ja kui seisan kalju peal, Jeesuse surmas õigeks tehtuna, kui ma seisan kalju peal, Jeesuse ristil lunastatuna, siis võin tulla ma sinu lähedal. Siis võin tulla ma sinu lähedal ja näha su au. Tänan sind ilusate sõnade eest ja ma ütlen sulle, et sa oled selles kantslis 4. pastor. 4. pastor. Kui see kirik avati, oli Kalju Raidsin pastor, pärast seda tulin mina, siis tuli Timo ja Kail. Sina oled 4. pastor nüüd, me võtame siis niimoodi, 4. mees. See on suur au ja aitäh nende heade sõnade eest. Teate, mis vanainimesed teavad? Vanainimesed tahtmatult tahavad rääkida minevikust, sest alles siis me hakkame elu mõistma, kui me minevikku vaatame. Ja kui sa pensionile jääd, siis sa alles hakkad asju läbi kaaluma. Aga mõni sõna, kui te tahate teada, kuidas me Timoga siia pastoriteks tulime, siis mõlemad suurürituste vaimustuses. Timo käis 2 korda siin meie konverentsil, oli. Mina olin esimest korda siin konverentsil 79, ma mõtlesin, kuhu ma olen sattunud. Niisugust kogudust pole isegi Eestis ja oma kogudusi saanud Tallinnas selle vastu. Tohutu vaimustus. See oli 79 ja täna, kui ma vaatan, see on nagu konverentsi kokkutulek ja ma küsin, et äkki me ei lõpetagi veel ära. Ma ühes koguduses käisin, kus pidi lõpetamine olema, kui nad viimane koos oleks, üks ütles, ei, läheme edasi. Ja mis sa teed, kui üks niimoodi ütleb. Aga mis me oleme otsustanud, seda oleme otsustanud. Kui kaua ma olen Torontos pastor olnud, siis Aleksandrat vaadake. Aleksandra just sündis siis, kui mina siia tulin. Aleksandra on esimene väike tüdruk, keda ma õnnistasin. Sa mäletad? Ma olen näinud pildid. Ma tean, et sinu vanemad tõid, kohtusime Ameerika Ühendriigis, tulite üle piiri. Selle ajal olid head suhted muide Ameerikaga.
ja seal me kohtusime, sa olid väikene beebikene ja siin ma vaatan nüüd, kas tõesti 20 aastat on mööda sellest. No nii, igatahes on ilus aeg. Ma alati, kui ma veel siia kirikust tulen, siis ma jätan auto kuskile kaugele, sest mul enam siin pastori parkimist ei ole garanteeritud. Vanasti oli siin ees, uks ees pidid seisma. Ja siis ma tulen neid tänavaid mööda ja vaatan, tuletan meelde neid aegu. Tulen mööda ühest kõige tähtsamast sõbramajast, meile Eesti majast, suletud. Parkida ka enam ei ole kuskile. Me alati parkisime seal. Tulen mööda Toni juuksuri töökojast, see on üle tee siin. Toni, minu vanune juuksur, ta on minu pead püganud kõik need aastad. Ja ta ütleb, ma tean sellest kogudusest rohkem, kui sina, pastor, tead, sest ma kogu aeg aknast vaatan, mis nad teevad. Ainult häda on, ma pühapäeval ei ole siin, aga ma tean, millal nad harjutusele tulevad, millal nad kõik vanade koosolek, kõik ma näen aknast. Ja nüüd ma tulen, vaatan, Toni äril on ka silt peal rendiks. Tulen siia ette ja ma olen alati selle kiriku ees tuletanud meelde luuletust või laulu Üks kask meil kasvas õues. Ja tulen ja vaatan sellel, minge pärast välja, vaadake neid kaski. Kas te olete vaadanud? 3 kasest on ühel veel tipus rohelised, aga ta on elus. Need on kõik mälestused. Aeg tuleb ja meie peame ajamärki järgima ja see on paratamatus. Ja täna, kui me oleme jõudnud selle otsustava hetkeni, teate, kui mina tulin, siis pastor Kalju Raid kinkis mulle koguduse põhikirja. Ajalooline, see on nagu Ameerika iseseisvuse deklaratsioon. Kalju Raid on see peale kirjutatud Jüri Puusaag. See oli, kui ma tulin. Ma olen seda kasutanud, see on katki läinud, see on ajalooline dokument, ma ei tea, kellele ma selle üle annan. Ega te ingliskeelset põhikirja polegi teinud vahepeal. Ja me ei ole mõtelnudki teha, aga siin ta on. Ja siin on viimane punkt selles põhikirjas. Kui kogudus lõpetab oma tegevuse, siis otsustab koguduse varanduse üle täiskogu kohalolevate liikmete 2/3 häälte enamusega. Likvideerimise küsimus otsustab täiskogu, valides selleks erilise likvideerimise komisjoni. See põhikirja oleks täitmata, kui me seda otsust oleks teinud. See on viimane punkt siin. Ja iga kord tuleb kätte aeg, kus tuleb lõpetada. Tuleb lõpetada hästi. Siin ei ole öeldud, kuidas lõpetada, siin on ainult rahadest juttu, aga meie lõpetame hoopis paremini. Hoopis positiivsed rahad ei ole me küsimus, me lõpetame lootuses ja positiivsuses ja niisugune lõpp on niisuguse rahva hulgaga, see paneb lihtsalt vaimusse. Me oleme olnud ikka väga tubli kogudus, kui me niimoodi lõpetame. Meil on sõpru, me oleme ise rõõmsad ja oleme seda edasi. Ja siin me nüüd siis oleme. Minu lemmikpastoriks, ma pean teile ütlema, sõbrad, on 2 pastorit olnud. Üks on Eestis Oswald Tärk, olete kuulnud niisugust meest, ja teine on Evald Mend, kes elas Ameerikas. Mõlemad Ameerika kooli lõpetanud enne sõda, mõlemad usuteaduse magistrid, üks jäi Eestisse, teine tuli siia, mõlemad on mulle eeskujuks olnud. Evald Mend mulle meeldub sellepärast, et ta oli esimene kaasaegne jutlustaja, keda ma kuulasin oma nooruses. Ja ma olin nii vaimustatud, et ma tema raamatut Tarkade teekond veel 60. aastal Nõukogude Eestis lugesin oma sõpradele ette sünnipäeval. Vaat see on jutlus. Ja eriti tema jutlus need, kes tunnevad ajamärke. Mulle meeldib see mees, kes vaatas ajamärkidele. Jumala rahvas peab ka vaatama ajamärkidele. Olgu need väikesed või kauged, aga me elame ajamärked ajastul. Ja ma tänan kogudust ka, et vaadates ajamärke, kogudus tegi väga targa otsuse. Teate, alustamine on lihtne, aga lõpetamine on kõige keerulisem asi elus. Ja seda suurelt suudavad teha ainult targad kogudused ja targad inimesed ja targad nõukogud ja tark viimane pastor ka. See on ilus lõpetamine olnud. Kui Jeesus lõpetas, ta lõpetas võidukalt. Jeesus ütles, see on lõpetatud. Ta ei ütelnud, see on lõppenud,
vaid ta ütles, see on lõpetatud. Ja kogudus on ka teinud targa otsase. Kogudus on seda otsustanud Püha Vaimu juhtimisel. Ja Jumal õnnistagu kõike, mis edaspidi juhtub, see on tema teada. Ja viimane asi, mul on hea meel, et kogudus on lõpetanud kõige targemalt, mis ma unistasin elus ka. Meie kirik on läinud uuele kogudusele. Kui ma siia tulin, siis oli etnilisi kogudusi palju. Saksa, Läti, Leedu, Slovaki, Tšehhi, Poola, kõik olid etnilised kogudused. Meid kutsuti kokku 20 etnilist pastorit. Ja sakslased soovitasid, ütlesid, tehke niimoodi oma kogudusega, et te leiate ühes suure tugeva inglise koguduse ja lähete kogu kogudusega sinna. Teie noored elavad sisse ja vanad lähevad sealt kogudusse. Asi juhtus meil veel ilusamini. Meie juurde tuli hoopis üks tore kogudus. Ja kas see oli Jumala ime? Ja oleme selle südamest tänulikud. Ja mida soovin teile edasi? Ma olen ise viimased 4 aastat natukene diivani usklikuks muutunud. Otseselt kohustust ei ole, ma tean, mured koguduse pärast ei ole, Timo juhatab kogudust hästi. Diivani usklik ei tähenda seda, et ma midagi vaatan, vaid iga päev, igal pühapäeval, kell 11:30 on mul lemmikpastor, keda ma vaatan kindlasti. Ja see on doktor Jeremiah. Olete kuulnud? David Jeremiah. Kui te midagi tahate minult kuulda, mida ma teile jätan soovis, kui te leia ka kogudust ja kuskile ei lähe, siis soovitan soojalt. Kuulake seda meest. See on Billy Grahami kolleeg, sõber, ja ta kõneleb tõesti oikumeenilisi, ta kõneleb, mis iga hinge teeb rõõmsaks. Nii et need on, ma olen nüüd väga pikaks neid, te juba näitasite mulle. Okei, ma lõpetan siis ja ma lõpetan piiblisalmiga. Aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu ja jäägu see vana pastori viimaseks mälestuseks ka teile. Kõige paremat. Aitäh! Järgmine laul on selline, mida paljud kindlasti inglise keeles teavad, vähemalt refrääni, et siis kui see teile tuttav koht tuleb, siis laulge julgesti kaasa. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you've been so good. And all my life you have been so good. Every breath that I am, With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. Fire. You have led me through the fire in darkest night. Like no You other. are close like no other. I know you as a father. As a friend, I know you as a friend. I have lived And I have lived
Your goodness is come running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Armsad vennad ja õed Kristuses, lugupeetud eestlased, kallid sõbrad, tervitused minu poolt ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Toronto Peetri koguduse poolt. Sul on väga õigus, Timo, see on erakordselt pikk ja lohisev nimi. Olge tervitatud. Niisiis, Peetri koguduse poolt soovime teile südamest õnne koguduse 77. aastapäeva puhul ning avaldame sügavat tänu kõige eest, mida teie kogudus on teinud mitte ainult sellele linnale, mitte ainult eestlastele siin või kodumaal, aga mida te olete kõik teinud Jumala riigi hüvanguks. See on see kõige suurem au. Täna tähistame ühtaegu nii kaunist juubelit kui ka ühe suure peatüki lõppu. Aga ristiinimestena me teame, et lõpp ei ole pelgalt kunagi seda, et lõpp on alati millegi uue ja ilusa algus. Kõik see, mida teie kogudus on külvanud usus, lootuses ja armastuses, kannab kindlasti vilja veel mitmeid ja mitmeid põlvkondi. Seetõttu me soovime teile rahu, rõõmu ja kindlat usku ja usaldust Jumala juhtimises, et te kõik jätkaksite igaüks omal teekonnal täpselt nii, nagu kõigeväeline teid juhatab. Ja me palume kõigeväelist, et kus iganes olete teie, kus iganes on Eesti rahvas, kuhu iganes me ka satume siin ilmas, et looja, kõigeväeline looja oleks ikka ja alati meiega. Seega veel kord ja viimast korda, aga mitte viimast korda. Jumal õnnistagu teid kõiki ning saatku teid ka teie edaspidistes eludes, vennalikus osaduses, Peetri kogudus. Amen. Kui mu usk on raugemas, hoiad sa mu käest, kiusatus kui rünn
peaks ka mina loobuma, tean hoiad sa mu käest. Hoiad sa mu käest, hoiad sa mu käest, su armastus ei jäta sa, hoiad sa mu käest. Those he saves are his delight. Christ will hold me fast, precious in his holy sight. He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last, bought by him at such a cost. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life he bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with him to endless life. He will hold me fast till our faith is turned to sight. When he comes at last, he will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. Armsad sõbrad, nüüd tuleb jutlus. Ja võib-olla on täiesti kohane laulda laulu Open my heart, open my eyes. Ehk kui kellelgi silmad hakkavad kinni vajuma. Oodake korra. Kas te märkate? Panete te tähele? Nägid sa? Naised muidugi näevad. Oota, ma pean nüüd Moonikale silma vaatama, kas on sirge nüüd jälle või umbes. Ei ole. Oota, teised ütlevad it's good. Oma naine on ikka kõige kriitilisem. Me märkame mingeid asju. Okei, tõstke käsi, kes ei märganud. Tõstke käsi ausalt. Mehed, 2 meest, 3 meest. Jaa, no see on nii. Jaa, ametivennad ei näe ametivenna vigasid, on ju. No võt. Vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab, kas ta ei märka. See on kirjakoht, mida on viimase, ma ei tea, poole aasta jooksul võib-olla lugematu kord siit kantslist või meiega seotult öeldud. Eilsel, ma mõtlesin, et ma loen üles, palju eile õhtul seda kirjakohti kaudselt või otseselt mainiti, minu meelest 2-3 korda oli vähemalt. See juba tärkab,
kas te ei märka. See on äärmiselt oluline tegelikult mitte ainult selles kontekstis, vaid väga palju laiemalt, mida me märkame ja mida me ei märka, seepärast, et me saame seda, mida me märkame, me saame suunata seda. Me saame teatud mõttes valida, mida me märkame. Ma usun, et sa oled kohanud inimestega, kes märkavad kõiges negatiivset. Kõik on halb, kõik läheb halvasti, midagi positiivset ei ole. Ma olen vahel seda näidet toonud, te tõenäoliselt ei ole paljud seda multifilmi näinud, aga üks Nõukogude multifilm olid, kuidas ja läksid matkama, matkamas. Ja siis oligi see, et üks oli see, kõik on nii halvasti, vihma sajab, ja teine oli siis siuke, kui tore, küll see, kui tore, varsti saab vihm, võib-olla läheb mööda. Ja. Ehk siis me teatud mõttes me ikkagi saame valida või otsustada, mida me märkame selles elus. Pastorite üks häda on see, et nad üsna sageli kasutavad kulunud näiteid, ehk siis 100 pastorit on juba seda enne kasutanud ja võib-olla ise ka mitu korda. Ja ma kahtlustan, et ma olen ise ka seda näidet kasutanud, aga ma lihtsalt toon selle. See on tuntud mõistujutt, the window, ehk siis aken. Ja see räägib 2 mehest, kes on suletud haiglapalatisse. Ühe mehe voodi on akna all, ja ta näeb aknast välja ja teise mehe voodi on eemal ja ta ei saa liikuda, ta on voodisse kinni aheldatud oma haigusega ja ta ei näe aknast välja. Ja siis ta palub aeg-ajalt sellel mehel, kes siis akna all on, kirjeldada seda, mis ta aknast näeb. Ja see aknapoolne mees siis räägib, mida ta näeb, siin on imeilus park, rohi, lilled, lapsed jooksevad. Seal keset parki on tiik, seal ujuvad pardikesed ja aeg-ajalt läheb siit mööda sõjaväeparaad ja emad jalutavad oma vankritega ja ta siis kirjeldab seda, mis seal väljas kõik on. Ja mõne aja jooksul see aknast eemal olev mees hakkab kadestama ja ta ütleb, miks see niimoodi on? Mina ei näe mitte midagi. Aga tema saab olla akna all ja ta saab näha seda kogu maailma ilu, miks minu elu on selline ja miks tema elu on selline. Ja ta hakkab kadestama. Ja ühel öösel, kui sellel aknapoolsel mehel oli hingamisraskused, siis naabervoodis olev mees mitte ei kutsu arsti, vaid vaikib. Ja see aknapoolne mees sureb. Ja esimene asi, mida see teine mees siis palub arstidelt, kas te saaksite asetada mind sinna akna alla? Ja arstid teevad seda ja ta saab oma unistuste koha, unistuste elu. Ma näen aknast välja. Ja kui ta siis pilgu aknast välja heidab, siis ta näeb maja seina. Sealt ei paista mitte midagi. Ja siis ta küsib, et kuidas see on võimalik? Et see eelmine mees, kes siin oli arstide käest, see eelmine mees, kes siin oli, ta rääkis nii ilusasti sellest kõik, mis maailmas on, kuidas päike paistab ja lapsed jooksevad ja ilus park on ja kuidas see on võimalik. Ja siis arstid ütlesid, et ma ei oska seda öelda, aga see mees oli pime. Ja ta rääkis seda tõenäoliselt selleks, et sinule head meelt teha. Armsad, Jumala imede kirjeldamiseks me ei pea hakkama lugusi välja mõtlema. See on halvim asi, mida me teha saame. Aga Jumala imedest jagamiseks on vaja meil Jumala imesid märgata. Ja ma usun, et minu peas küll, kui ma seda lugu mõtlen selle loo peale, kui ma lugu räägin, siis mul kogu aeg käib see peas, et kumb mees ma olen? Kas ma olen see, kes kadestab kedagi, kellel tundub see maailm palju ilusam, võib-olla kelle elus juhtub palju rohkem imesid, kelle teenistus on võib-olla palju suurem ja nii edasi. Küll ma tunnen ennast seal ära ka. Aga samas see südame igatsus, et Jumal, anna mulle olla see mees, kes on akna all, kes isegi ei näe oma füüsiliste silmadega, kes on laulnud võib-olla laulu Open my heart, open my eyes, Lord. Open my ears, Lord. Issand, ava mu silmad, ava mu kõrvad, et ma näeksin midagi rohkem, isegi kui mu elus on seal akna taga kivi, sein. Aga midagi on minu ellu antud,
mis näeb läbi seina või üle seina ja veel enam, mis on valmis seda lugu, seda pilti jagama kellegile, et olla talle õnnistuseks. Ma ei tea, kas Monika on siin? Monika Piil, jah? Me käisime mõni päev tagasi, anna andeks Monika, ma pole luba küsinud, aga ma lihtsalt jagan väikese killu. Me käisime Monikal külas minu Monikaga ja Gunnari Monikat ei olnud. Ja see on ikka niimoodi, et kui sa lähed inimestele, siis sa tahad olla julgustuseks ja samas sa tunned ennast nii abitult. Me tunneme, kui ka inimestel on raskel me kõrval, me tunneme päris abitult, ega me ei oska õigesti käituda, õigeid asju rääkida ja seal me istusime ja jagasime, oli väga tore. Aga tead, Monika, ma ütlesin seda ka seal, Monika oli minule suuremaks julgustuseks, minu usu julgustuseks, kui mina oleks iial osanud talle olla, sellepärast, et ka keset neid asju, kust Monika on läbi käinud ja mille see keskel ta on, ta ütles pisar siin, ma näen nii palju Jumalat, ma näen nii palju Jumala imesid, ma näen nii palju Jumala hoidmist, ma näen nii palju Jumala ettehooldust. Ja see on see. Issand, ava mu silmad nägema sinu imesid. Ava mu silmad nägema seda, mis tärkab. Ma ei pea pikalt meid täna kinni jutlusega ja ma tahaks lihtsalt see jääb meile. See on kõlanud palju, aga see, nagu ma istutaks selle veel korra, et kas te ei märka, see juba tärkab. Küsimus pole TBK-s. Küsimus on sinus. Kas sa tahad näha seda, mida Jumal on tegemas sinu elus ja sinu läbi, täna, homme, ülehomme, seal, kus sina oled, seal, kus sina elad, seal nende inimeste keskel, kellega sa oma aega veedad või kellega sa koos oled. 2019. aastal, kui me Monikaga tulime siia konverentsile, oli meid jutlustama kutsutud, siis ma jutlustasin Eeliast ja Sarepta Lesknaisest. Ma ei eelda, et te mäletate seda. 2020. aastal, kui me tulime Monikaga siia aastaks juba, siis esimesel teenistusel, kui ma seisin teie ees, siin ma rääkisin Eeliast ja Sarepta Lesknaisest, kuna ma eeldasin, et te eelmist aastast niikuinii ei mäleta. Ei, tegelikult. Esimesel korral ma esitasin küsimuse, kes on sinu Sarepta Lesknaine TBK? Teisel korral, aasta hiljem, ma esitasin küsimuse, mis on need sinu anumad, mida sa saad välja otsida selleks, et see, mida Jumal laseb sadada, et need võiks saada täidetud. Kus on sinu anumad? Ja täna ma tuletan seda lugu meelde, kui Eelia läheb keset põuda, keset kõrbe, keset, siis kui kõik on nii, nagu nad ei peaks olema. Põud ei ole see lemmikaeg meie jaoks. Ja Jumal läkitab vaese Sarepta Lesknaise juurde, kes on tegemas oma viimast teinet oma pojale ja tal on depressiooni mõtted, tõenäoliselt tulevase surma mõtted, 100 küsimust Jumalale, miks nii ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis tuleb Eelia ja tal on üks teistmoodi mõtlemine. Mitte, et Eelia oleks selle välja mõtlenud, ütlesimegi enne ka Eelia, mitte Eelia. Eelia natuke, ma usun, enda sees vaidles veel sellega, aga Jumal oli temale pannud ühe teistmoodi mõtlemise, et ütle sellele naisele, küpseta mulle kook. Sellepärast, et on lootust. Ta ei ütelnud seda, aga seal sees oli see sõnum. Sellepärast, et on lootust. Too välja anumad, sellepärast, et on lootust. Eelia märkas midagi, mida Jumal oli sellesse paika valmis pannud. Üks midagi uut, midagi, mis elustab, midagi, mis tuleb esile. Ma ei oska seda öelda. Võib-olla need on minu soovunelmad või soovmõtlemine, aga ma enda sees kannan. Eks aeg näitab seda, kas selles on midagi prohvetlikku või on see lihtsalt minu mõte. Aga mina usun, et siin Eesti kogukonnas tõuseb esile midagi. Võib-olla teie keskel, võib-olla teie olete osa sellest, ma ei tea. Aga tõuseb esile midagi uut. Ma ei oska seda öelda, mis see on. Ma ei tea, mis kujul see on. Aga ma lihtsalt ütlen selle välja. Ja siis, kui see sünnib, siis tuletage seda meelde. Ma palun korra Monika siia tulla, minu Monika.
ta on mul väga tagasihoidlik naine ja ta võib-olla natuke tule mu kõrva. See on naine, keda ma väga armastan. Ja eks te olete näinud seda, kui ma siin üksi olen vahel käinud, ma usun mitmed, kes on märganud, te olete märganud, et ma olen natukene nagu haige tiivaga lind, siis püüan oma parimat, aga nii mõnigi ei ole päris nii võib-olla siis, kui me oleme koos. Aga me tahame lihtsalt öelda veel kord, me oleme seda korduvalt ütelnud, aga me tahame koos ütelda seda, et armas TBK, aitäh teile ja me väga armastame teid. Te olete olnud meile... nüüd tuleb see koht. Õnnistuseks. Tõenäoliselt me ei ole kõik asju, loomulikult me ei ole kõik asju alati õigesti teinud ja kõige paremini teinud ja tunneme puudujääki ühes või teises. Aga te olete olnud väga armulised meie vastu. Need on need kohad, kus Monika ütleb, et nüüd sa pead tugev olema ära sinu. Ja meil on olnud eesõigus astuda need 6 aastat väike lõik Jumala riigis ja ehitada koos Jumala riiki. Ja teada, et see ei ole lõppenud ja see on kõige parem. Ja ma lõpetan Charles Haddon Spursoni mõttega. Ma olen õppinud suudlema laineid, mis viskavad mind vastu kaljut. Igavest kaljut. Ma olen õppinud suudlema laineid, mis viskavad mind vastu kaljut. Kui sa tunned, et su elus on lained, sa ei saa aru täpselt, mis toimub, sa ei tea, mis edasi saab, märka Jumalat selles. Sellepärast, et kui Jumal laseb su ellu tulla lained, siis need kannavad sind kalju peale. Tõuseme palveks. Issand, me tahame lihtsalt kiidelda sinu ustavusest. Me tahame kiidelda sinu headusest, nagu me oleme laulnud. Me tahame lihtsalt öelda, et aitäh, et sa oled olnud hea me vastu. Aitäh, et sa oled olnud helde TBK vastu. Aitäh, et sa oled näidanud oma suurust ja au ka selles paigas. Me ei ole väärinud seda, aga sa oled otsustanud meid armastada. Sa oled otsustanud armastada eestlasi, sa oled otsustanud armastada kanadalasi, sa oled otsustanud armastada kõiki inimesi. Ja avame silmad ja südamed, et meie oskaksime seda vastu võtta. Ja et me oleksime valmis seda armastust jagama, ükskõik kuhu me läheme, kellega me kohtume, et seda armastust võiks saada palju ja see võiks kanda head vilja. Tänu sulle lihtsalt selle eest. Ja tänu sulle, et see jääd meie kõigiga. Kuhu me läheme, kuidas ja mil moel me teenime sind. Aitäh sulle. Amen. Amen. Me võime jääda seisma. Aitäh sulle, Monika. Me laulame koos laulu, et elab ta.
see on laul, mis on sündinud selleks nädalavahetuseks ja pikendab jutlust. Palutud palved ja teenivad südamed, muudetud elud ja tööst väsinud käed. Võidetud võidud ja kaotatud kaotused, inimlik nõrkus, mis Jumala käes. Jagatud armastus, kogutud õnnistus, ülistus, laulud ja kiituse hääl. Muutmismäe auhilgus, orgude sügavus, külmlõikus sündinud Jumal su väest. See sõlmatud päevad, kas ei märka see, mis andnud on mulda, kasvanud. See, mis külvatud tärkab, kas ei märka, valminud viljast on sündimas midagi uut. Jumal ei muutu ja ei muutu, ta ustab hirmud ja mured, mis täidetud lootuses, Jumala imelik ja alandlik meel. Isarab kõlvedel hõiske lauludes, Jumala armastus viib kõigile. See, mis külvatud tärkab, kas te ei märka, see, mis pandud on mulda, kasvanud. See, mis külvatud tärkab, kas te ei märka, valminud viljast on sündimas midagi uut. See, mis külvatud tärkab, kas te ei märka, see, mis pandud on mulda, kasvanud. See, mis külvatud tärkab, kas te ei märka, valminud viljast on sündimas midagi uut. Jumal ei muutu ja ei muutu, ta ustab uut. Jumal ei muutu ja ei muutu, ta ustab uut. Laulame seda koos lihtsalt, Jumal ei muutu. Jumal ei muutu ja ei muutu, ta ustab uut. Jumal ei muutu. Jumal ei muutu ja ei muutu, ta ustab uut. Jumal ei muutu. Jumal ei muutu ja ei muutu, ta ustab uut. Jumal ei muutu ja ei muutu, ta ustab uut. Ja kogudus ütleb. Aitäh koorile. Väikese pausi järel me jätkame issanda surma mälestamisega. Sama kus taevamanna, sa murtud elule. Sul laulanu
armas kogudus, armsad sõbrad, nüüd me tuleme millegi juurde. Kõige eelneva kohta võib öelda, et see oli tore, et see võis olla, aga see on midagi, ilma milleta ei saa. See on koguduse omamoodi tuum, koguduse olemise tuum või kese, see, et me tuleme kokku ja me saame omavahel üheks. Mulle nii väga meeldib, me baptisti kogudustes seda ei tehta, aga Luteri koguduse liturgias see omavahel enne, kui me saame osa murtud leivast, siis kogudus tõuseb püsti ja soovib üksteisele rahu. Läheb kui on väike kogudus, saab minna kõigi juurde ja soovid Jumala õnnistada, kui see on Jumala rahu. See otse kui eeldaks midagi, et sa ei saa tulla ühe vimmaga, sa ei saa tulla vihapidamisega, sa ei saa tulla kuidagi sellise vale hoiakuga, vaid sa pead midagi korda panema ja see Jumala sõna kutsub ka meid panema korda, katsuma ennast läbi. Leiva murdmine, Kristuse surma mälestamine, armulaud, kuidas me iganes nimetame seda, erinevates kogudustes on need rõhuasetused erinevates kohtades. Aga me kõik oleme ühel meelel, et see on midagi, mida Jeesus õpetas, et tehke seda. Ja ühel või teisel moel me usume kõik seda, et Jeesus on selle sees, Jeesus on selle lähedal. Et me saame kokku, me saame üheks omavahel ja me saame kokku Jeesusega. Ja ei saagi midagi erilisemat olla. Ja jälle me saame laulda Open my eyes, ava mu silmad, ava mu süda, ava mu kõrvad, kõige selle sees. Ma loen alustuseks Hebrea kirjast 1. peatükist, et meil on nüüd suur ülempreester, Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega, armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Me kõik vajame armu, me kõik vajame halastust, me pole keegi kellestki parem. Ja küll on hea, et meil on kõigil see üks ja sama Jeesus ja me võime tulla julgusega. Ja enne kui Gunnar jätkab, ma lihtsalt väga praktilise poole toon ka, et kuidas me selle läbi viime, sest seda annab ka erinevalt teha. Marika ja Paul seisavad minust siis vasakul käel leiva ja viinamarja mahlaga ja Ervin ja Moonika on teisel pool leiva ja viinamarja mahlaga ja me tuleme ette. Kui on kutse nüüd, siis tuleme ette nii-öelda vahekäigust. Need, kes tulevad siit poolt, lähevad Marika ja Pauli juurde ja lähevad tagasi sealt poolt. Siit poolt tulijad lähevad Ervini ja Moonika juurde ja lähevad tagasi sealt poolt. Võtate oma topsi ja leiva ja lähete ootate ja lähete omale kohale sellega. Ja siis me saame koos süüa Kristuse ihu ja juua Jeesuse verd. Kui sa näed kõrval kedagi, kellel on raske liikuda ja kui sul on raske liikuda, sa võid ka pöörduda kellegi poole ja keegi toob sulle, et kas anna märku või koputama oma naabrile, et kõik saavad seda, mis on vaja õigel moel. Tänu Jumalale. Kallis kogudus, seal, kus meie näeme lõppu, näeb Jumal tihti algust. Seal, kus meie näeme tühja hauda, näeb tema täidetud elu. Sellel öösel, kui Jeesus ära anti, võttis ta leiva, õnnistas, tänas murdis, ulatas jüngritele ja ütles, võtke sööge. See on minu ihu, mis teie eest ära antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja samal kombel võttis ta karika peale õhtu söömaaega. Ulatas jüngritele ja ütles, see on uus leping minu veres. Nii sageli, kui te iganes siit seest joote, te mäletate, tunnistate minu surma, kuni ma tulen. Tehke seda minu mälestuseks. Taevan isa, me täname, et sa oma poja Jeesuse Kristuse saatsid ja ta tuli erilise missiooniga maailma, selleks, et näidata meie teed meile igavikku.
ja meie ükski sinna oma puhtusest ja oma pühadusest ja oma oskustest ja tarkusest ja headusest ei saa, vaid sa tunnetad meie puudusi. Ja täna, kui me tuleme siia, siis me oleme tänulikud, et Jeesus Kristus, sina katad kinni meie vead, meie puudused, meie vigadused, kui me saame osa sellest pühast ihust ja karikast, mida sina käskisid meil üksteisele jagada. Õnnista seda hetke, õnnista iga ühte, kes jagab, õnnista need, kes tulevad selleks siia ja luba, et me tunneksime sinu suurust selle juures. See ei ole mitte inimlik, vaid see on jumalik mõte seda jagada meiega. Tänu sulle selle eest. Aamen. Amen.
ihu meile eluks ja õnnistuseks. See on Jeesuse Kristuse väga kalli hinnaline veri, see on valatud meie pakkude eest. Kallis kogudus, nüüd me palume üheskoos Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Jumala rahu ja tema heldus, arm ja õnnistus olgu su üle ja ta pale paisku nüüd sinu peale, ta hoidku siin. Aamen. 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 Jumala rahu ja tema heldus, arm ja õnnistus olgu su üle. Ta pane paisku nüüd Ta pane paisku sinu peale, sinu peale, hoidku sind. ta hoidku sind. Aamen, aamen. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Kallis kogudus, tõuseme koos ja ütleme teineteise elude üle neid sõnu, mille kohta Jumal on lubanud, et kui me ütleme neid üksteise eludesse, siis tema täidab need tegelikkusega. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.
aitäh, armsad, meie võtame selle armastuse, mis me siit oleme saanud kaasa Eestisse. Võtke teie sinna, kus te lähete. Olge hoitud, Jumal on meiega. Kui Jumala raam on hinges siis ka ja kui sa väga tahad, võid kedagi kallistada.